Ja. Nii. Noh, meil veel +/-7 minutit aega. Okay. Ega siin midagi tarka ei ole. Spacebaari või noortega edasi-tagasi ja Teeme ringi peal. Ma ei tea, ma vaatasin, et kuna ma väga palju ei teadnud, mis taustainfo nagu olemas on, mis ma tegin sellist nagu natuke basic'ut ja natuke siis seda juhtimispoolt ka, mis turbudele see, kus see salvestri peaks raha tulla. populaarne teema. Ja. Aga noh, siin on enamus esimese aasta õpilased, esimene semester, ehk siis praktiliselt midagi, Ja. Osa on mujalt, aga noh, kõik on suht vähe. Okay. No siis vaatame katsume hästi basic'ut, aga nii-öelda siis on üldhariv nii-öelda midagi ikka. Jah, palju on küsivad, sa nagu omaette küsimus midagi. See on siis nagu selline informatiivne loengute sari, et nendel selle peal mingisugust nii-öelda tööd ei ole või? Selles mõttes nad peavad lõpus nii-öelda, kui see kõik asi saab läbi, siis rääkima, mis nad õppis. Okay. Aga see on läbi meie teie vaadades käite siin iga esmaspäev nii-öelda. Ma vaatasin päris nimekirja. Jah, tähtsad nimed ka sellest kõik. Et käite rääkimas vastavalt oma nii-öelda selles kitsas valdkonnas, kus te olete. Ja point on selles, et Eesti on suht väike. Ja elektriinimesi ka ei ole. Ei ole. Ega neid on vähe. Ütleme, need kipuvad korduma, kui sama üritused paar inimesed. Ja, no on jah. Jah, et võib-olla kaugemas tulevikus, lähitulevikus, isegi kolleegid siit. Kindlasti. Sellest ma usun, et ega need insenere nagu läheb vaja ja Enefit on piisavalt suur ettevõte, et
Tere sõbrad, alustame. Täna on tähtis teema meie jaoks. Mul isegi saladuse kattajale öeldi, et kuidas saab raha teenida selle teema peal. Siis küsige neid küsimusi. Ja minu poolt kõik. Tervist, jah. Mina olen siis Arno Urgas ja ma olen Enefitis salvestussüsteemide projektijuht. Ja siis täna teengi väikse ülevaate salvestitest, natuke tehnilist, natuke finantsvaadet. Kui on küsimusi, küsige kohe vahele. Pärast on muidu ununenud, et mis see täpne küsimus oli ja hakkame järjest neid asju läbi vaatama, et kuna on põnev teema, aega vähe, siis lähme kohe asja kallale. Sisu korra peal väga pikalt ei peatuks. Aga mis see salvestite nagu vaade üldisemalt on see, et on erinevat tüüpi salvestit. Praegu mina olen siis keskendunud elektrokeemilistele salvestitele ehk siis sisuliselt liitium-ion-akud. Tegelikult on olemas veel igasugused mehaanilised, soojus, keemiliste kohta käis teil Airin rääkimas siin vesinikust mingi aeg tagasi. Ja siis erinevad eelised on nendel nii-öelda erinevatel salvestustel. Kõige klassikalisem ja nii-öelda ammusest ajast teadaolev salvesti on vesisalvestid. Need on mehaanilised salvestid, need on juba nii-öelda sajandeid kasutatud. Nüüd, mis on uus pop teema, et kui keegi räägib, et ta pani endal koju salvesti, siis enamasti kõik on liitium-ion akudel põhinevad salvestid. Ja siis ma natuke nagu keskendungi sellele teemale, et räägin, mis seal siis head on ja mida tuleks arvestada. Mis on oluline eelis praegu elektrokeemilistel salvestidel ehk siis liitium-ion-akudel on see, et nad on turuküpsed ja ka samas hästi arenevad tehnoloogiad. Sisuliselt võib-olla hea näide on see, et ma hakkasin Eesti Energia pilootprojektiga tegelema 2022 aastal ja see läks töösse see aasta ja siis selle 3 aastaga on selle tehnoloogia hind peaaegu 10 korda vähenenud. Et tohutu kiire nii-öelda areng on seal, tulevad uued tehnoloogiad, kindlasti olete kuulnud nii-öelda nendest naatriumakudest, praegu nii-öelda kõige levinum tehnoloogia on liitium-ion-aku, mida kasutatakse. Mis on nagu aku üks väga suur eelis, ta on väga kiire. Sisuliselt, tehniliselt on võimalik 100 millisekundiga 0-100 minna võimsusel. Isegi kui sul on 100 megavattine, 200 megavattine, 500 megavattine seade. Et see võimsuse nii-öelda piik tuleb väga kiiresti kätte. Ehk siis, mida see teiselt poolt tähendab, on see, et on vaja väga head juhtsüsteemi. Et sa suudaksid seda asja panna käituma nii, nagu sina tahad. Mis veel on suur eelis on see, et on paindlik vara. Ehk siis tänapäeval Eestis on 7 turgu, kus ta saab opereerida ja salvestid saavad opereerida nendel turgudel samaaegselt kõigil 7 turul. Et pärast ma näitan ka neid turgusid ja räägin nendest lähemalt. Aga siis veel, et kui me räägime või kui palju räägitakse meedias, et energiaturg on väga volatiilne, siis tegelikult salvestid on ideaalne vara, mida omada, kui on volatiilne turg, sest salvestiga sa võidad volatiilsuse pealt. Ehk siis madalate ja kõrgete hindade kõikumise pealt teenib salvestiga rohkem. Ja mis on hästi oluline kõiki neid kliimaeesmärke arvesse võttes on see, et salvestid on väga hea sünergia taastuv elektrivaradega nagu tuul ja päike, et
nende koostöö on väga hea, sellepärast, et sealt saab tekitada selle nii-öelda shifti, ehk siis kui on tootmist väga palju, saad salvestada ja kui on kõrged tipuhinnad, saad energiat võrku tagasi anda. Milleks siis kasutatakse salvestit, ongi see, et on elektrivõrgu stabiliseerimiseks, suurendada taastuvenergia osakaalu võrgus ja siis üks võimalik variant tööstustele on ka nii-öelda uus tuluallikas, ehk siis tänapäeval suurtööstuste jaoks on elektri hind suur mure, aga üks asi, kuidas nad saavad seda muret väiksemaks teha või kasu sellest saada, on salvesti lisamine olemasolevasse elektrivõrku. Et siin ongi nüüd erinevad näited salvesti rollidest, mis on nagu kasutusel. Kortermajades näiteks on kulude ja keskkonna kokkuhoid, ehk sa saad oma kortermaja katusel olevat päikeseenergiat salvestada akudesse, hoida sellega ära seda tipuhindade kulu, samamoodi vähendad võrgukulude maksumust. Tööstuses on kindlasti sellel äririskide maandamise roll, ehk siis seesama volatiilsus, mis elektriturul on, siis kui sul on oma päikesepark ja aku näiteks, sul on võimalik neid tipuhindasid ära lõigata, ehk siis tegelikult sa vähendad nii-öelda oma tootmisprodukti seda nii-öelda oma hinda, olles siis selle läbi konkurentsivõimelisem turul. Siis kodumajapidamises on sama nagu kortermajades, et on kulude ja keskkonnahoid. Siis on rajatud ka eraldiseisvaid salvesteid. Nendel on põhiline on varustuskindlus ja nii-öelda revenue teenimine omanikule. Siis taastuvenergia varade juures on oluline just seesama äririskide maandamine, ehk siis sisuliselt, kui taastuvenergiat on väga palju, siis on seda mõistlik salvestada ja anda nii-öelda võrku tagasi, kui tuul või päike ära kaob või on vähem. Nii, aga kui natukene nüüd seda tehnilist osa vaadata, siis salvestite puhul on oluline teada, mida nagu tehniliselt vaadata. Et tuleb aru saada seda, et kui kuskil nimiandmeid lugeda, et kas on nii-öelda liitumispunkti võimsus, kas on alalisvoolu võimsus, et seal nagu tekivad kaod, mis tegelikult vähendavad sinu efektiivset võimsust. Et oluline on see, et sisuliselt saad kasutada ikkagi seda vahelduvvoolus olevat võimsust ja energiat, sest see DC energia, seal tuleb veel kaod maha arvestada. Et kui on nagu nimiandmete sildil on näiteks esitatud DC näitajad, siis sealt tuleb arvestada veel maha circa 10%, kui energia poole pealt vaadata. Siis mis on veel oluline, kui vaadata nüüd tervet elutsüklit salvestil, on selline asi, et liitiumioonsalvestid erinevalt vesisalvestitest nii-öelda vananevad ja degradeeruvad, ehk siis nende nii-öelda tulemusnäitajad vähenevad, ehk siis aja jooksul võimsus väheneb ja samamoodi ka mahutavus. Ehk siis see tuleneb sellest keemia eripärast, et keemia vananeb ja siis vananeb ka see salvest. Et orienteeruvalt on praegu nendel liitiumioonakudel selliselt, et eluea lõpus kuskil peale 15. aastat on kuskil 60-70% nii-öelda esialgsest
energiast võimalik nagu kasutusse võtta. Siis, mis on oluline ja mis on selle elektrokeemilise salvesti puhul aina paremaks läinud, on efektiivsus. Et kui alustasin sellega, siis enamasti pakuti, et round-trip efektiivsus ehk siis ühe täistsükli efektiivsus on siis võrgust akusse salvestamine ja tagasi võrku andmine on kuskil 80–85%, siis tänapäeval on see juba kuskil 89–91%. Et see sama aku keemiasse salvestamine on läinud oluliselt efektiivsemaks. Ja mis on veel oluline, on see, et kui sul on juba selline kiire vara, mis suudab kõiki asju samaaegselt teha, siis tahaksid, et see oleks alati sul kättesaadav. Ehk siis sisuliselt tuleb süsteem disainida selliselt, et katkestuse aega oleks võimalikult vähe. Eks see süsteem, kui sa suurt süsteemi teed, et see oleks modulaarne, et sa saaksid teha hooldusi, remonte, moodulite kaupa, mitte ei peaks kogu süsteemi välja lülitama korraga. Siis ei saa sellega ju turgudel osaleda. Miks selle salvesti eluiga on mitu aastat? No ütleme niimoodi, et praegu akudel lubatakse circa 20–25 aastat. Ja ütleme nõnda, et inverterite selline eluiga on ka kuskil sealkandis. Et mingisugused hooldusremonte tuleb selle aja jooksul teha, aga süsteem ise peaks kuskil 20 aastat vastu saama. Et praegustes ärimudelites me kasutame seda vaadet, et süsteem kestab 20 aastat. Selline eluea lõpus on süsteemi jätkusuutlikkus on 60%. Oleneb jah, nad kuskil seal 70–60 vahel on nagu arvestatud. Et mis on meie kogemus praegu näiteks LG Energy Solutions akudega on see, et nende degradatsioon on oluliselt aeglasem kui tehnilistes dokumentides on. Et meil on see pilootprojekt Auvere salvesti, et seal nagu nüüd me oleme, see on 8 kuud seda akut seal käidelnud ja tegelikult see degradatsioon on nagu oluliselt madalam kui see, mis lubati. Ehk siis meil tegelikult on rohkem energiat võimalik liigutada, kui tootja alguses julges lubada. Et see keemia areneb seal ka järjest edasi ja muutub stabiilsemaks ja on näha, et see masstootmise tulek on nagu tohutu tehnoloogilise hüppe seal teinud. Kõik need süsteemid ja kõik see vaade. See on kõik nii tore ja väga hea meie loodusele, et kuidas mis me teeme nende akudega siis, kui need on läbi? Okei. Tegelikult sellega on niimoodi, kui me rääkisime siin kuskil aasta tagasi tarnijatega, siis on kujunemas olukord, kus Euroopas on tekkinud liitiumi ressurss ja see tegelikult tuleneb sellest, et järjest rohkem neid akusid töödeldakse ümber, neid materjale, mis on kasutatud, neid võetakse uuesti kasutusele. Et siin samal ajal Tartu Ülikool arendab ka välja veel tehnoloogiat, et kuidas saada liitiumit ja muid neid väärismetalle sealt kätte, et võtta uuesti kasutusele, et ei peaks kaevandama. Ehk siis piltlikult öeldes on tekkimas mingi hetk olukord, kus kui kõik teavad, et enamus liitiumi ressurssi on Hiinas, seda kaevandatakse Hiinas, siis tegelikult, kui tekivad suuremahulised salvestid Euroopasse, siis mingi aja pärast tekib Euroopas tegelikult see liitiumi varu ja on võimalik siin koha peal toota. Selle liitiumi sealt nagu kätte saamine vaja energiat, mitte vähe. Ja. Kui seda kõike nagu kokku panna, siis kas see on efektiivne?
Vaat seal tekibki see asi, et ilmselt see liitium, mis sa saad akust kätte, on kõrgema kvaliteediga kui see, mis sa kaevandad. Et tegelikult ju see sama kaevandamise protsess ja sealt selle materjali kätte saamine on ka tohutult energiamahukas. Tegelikult seda kalkulatsiooni ma nagu ise ausalt öelda näinud ei ole, et mis see energiat on vaja, et ala 1 kilogramm liitiumit kätte saada. Selles osas ma nagu üks-ühele nagu vastata ei oska. Tavaliselt, kui seda infot ei tea, siis see on suur miinus. Ma mäletan, kunagi oli see, et ühe liitri veini tootmiseks kulub 500 liitrit vett. Et eks ta nagu nii võib olla jah, et seda energiat ilmselt kulub. Aga mis on nagu positiivne selle asja juures on see, et esiteks see liitiumi nii-öelda töötlemise know-how tekib järjest rohkem nagu. Et me peame arvestama ka sellega, et tegelikult see kõige levinum liitiumi nii-öelda keemia, mida praegu kasutatakse nendes nii-öelda suuremahulistes akudes on LFP. Siis tegelikult 2022 aastal oli veel seis selline, et LFP-d keegi ei julgenud pakkuda salvestiks, et see tehnoloogia oli liiga uus. Ja täna on juba sisuliselt 3 aastat hiljem on see domineeriv tehnoloogia ja keegi mitte midagi muud ei pakugi. Okei, nüüd on tulnud need nii-öelda naatriumakud või soodium või kuidas seda nimetatakse, akud ka turule, aga need ei ole veel nii-öelda küps tehnoloogia, et suures kogustes kasutada. Kui selle tehnoloogilise hüppe keegi nagu ära teeb, siis kaob ka see tegelikult see probleem ära nende nii-öelda selle liitiumiga. Sellepärast, et naatrium on enim levinud metall maailmas. Seal nagu on need nüansid. Nii, ja siis mõtlesin, et näitan ära, et kuidas siis täistsükli arvutus lõpuks välja tuleb, kus tekivad kõige suuremad kaod. Praeguse seisuga, kui me oleme neid salvestid testinud, enda Auvere salvestid ka, siis suurim kadu tekib ikkagi see elektrokeemilises protsessis ehk siis elektrist nii-öelda keemilisse minekul ja siis tagasi elektriks, et selles reaktsioonis. Ja kui nüüd võttagi üks 100 megavattine, 100 megavatt-tunnine salvesti, siis kui see nii-öelda akus olev energia on 100 megavatt-tundi, siis sealt kätte saad umbes 96-97 megavatt-tundi. Ja selleks, et seda 100 megavatt-tundi salvestada, on sul vaja kuskil 109 megavatt-tundi energiat võrgust võtta. Et seda nagu kätte saada. Ja siis tekibki see nii-öelda tsükli efektiivsus kuskil 89%. Mis on hästi oluline teada, kui hakata disainima endale seda salvestit, et on oluline teada, et sa ostad kaod alati sisse. Ehk siis mida madalama hinnaga sa laed, seda tulusam see asi sul on. Et ükskõik, kuidas neid arutatakse, et palju sa võrku tagasi, et 100-st annad 96, aga tegelikult kõik sa kaod ostad sisse. Et seal tekib selline 10% erinevus. Siis inverterid on järgmine selline koht, kus on nagu suuremad kaod ja see ongi samamoodi nii-öelda vahelduv voolu ja alalisvoolu muundamisest tulenev kadu. Üldiselt igasugused võrgukomponendid nagu trafod väga suuri kadusid ei tekita.
Siis, mis on enim levinud suuremahuliste salvestite ühendusskeemid? On olemas siis nii-öelda otsevõrku ühendatud salvestid, siis on nii-öelda taastuvenergia juures ja siis on kas suurtarbijate või tööstuste juures, kus nad annavad efekti. Et Enefitil on ka endal praegu üks projekt pooleli, kus me teeme Purtsesse hübriidpargi juurde, meil on seal päike ja tuul ja paneme sinna samamoodi aku juurde, et neid koos juhtida. Et mis on võib-olla oluline teada, et kui panna need asjad ühte liitumispunkti, siis on vaja neid ka koos juhtida, et sa pead lahendama ka juhtimisprobleemi sellega koos ära. Ja suurtööstustes samamoodi praegu paigaldatakse salvestit, seesama Auvere salvest on meil, ütleme, tehtud siis selle esimese skeemi järgi, et meil on seal õlitööstus ja siis salvesti samal ajal ka nagu tasandab neid tiputunde ja siis aitab salvestada energiat, kui on odav börsihind. Tähendab see, et kui hind on kõrge, et te võtate energiat nagu seal, mitte lõpus. Just. Ja kui kauaks seda salvestit nagu? No, antud juhul meil Auveres on 2-tunnine salvesti ja see on nüüd, järgmine slaid on ka, on see, et see efektiivne energia on 53 megavatt-tundi ja efektiivne võimsus on 26,5 megavatti. Ehk siis need on mõõdetud siis keskpinge poolel ja siis tegelikult installitud energia on 58,8 megavatt-tundi, et circa 5 megavatt-tundi on see, mis nagu läheb kaotsi. Ja võimsuse poole pealt on installitud tegelikult 35 megavatti. Et seal on teatavad reaktiivi kompenseerimise nõuded ja sealt tulenevad, mis vähendavad seda efektiivset võimsust. Ja siin on näha ka siis skeem, kuidas see on võrku ühendatud. Meil tegelikult on seal lisaks veel generaatorid, õlitööstus 1, õlitööstus 2 ja on suur tarbimine nii-öelda selle kaevanduse näol. Ja praegu see salvesti kaupleb siis kõigil 7 turul ja siis on näha ka see nii-öelda asukoht siin, et circa 4000 ruudu peale on siis salvesti ära paigaldatud ja siis on siin Auvere elektrijaam, Enefit 281, Enefit 282. 700 meetrine see vana energiaplokk asub seal. Ja kuidas see asi siis reaalselt välja näeb, on siis niimoodi, et seal on kõigepealt üks alajaam, mis on siis mõeldud võrguga liidestumiseks. Alajaama tulevad kokku kõik 8 moodulit. Iga trafo me nimetame 1 mooduliks, ehk siis see võimaldab meil teha niimoodi, et me saame kõik hooldused, remondid teha ühe trafo kaupa või ühe mooduli kaupa, võimaldades hoida seda süsteemi laivis, et alates sellest hetkest, kui me ta siin jaanuari lõpus ära sünkroniseerisime, on ta uptime kuskil 99-98% ja see me loeme sinna sisse kõik hooldused ja asjad ka, mis on tehtud, et tegelikult on toimunud mingi 2 või 3 hooldust selle ajaks juba. Siis trafode järgi on inverterid, need siis teevad alalisvoolu vahelduvvooluks ja vahelduvvoolu alalisvooluks.
sisuliselt on need, mis on kõige targem osa selle süsteemil, ehk siis see on see, mida tegelikult juhtsüsteem juhib. Sest inverter paneb energia liikuma ja võimaldab teha kõiki neid asju, mis akudega on vaja või soov teha. Mis pingil akud töötavad? Akude pinge on 1100 kuni 1400 volti DC. Selles suhtes see on nüüd see pinge, mis on nagu nii-öelda, kuidas see on, et standardite järgi on madal pinge on kuni 1500 volti DC ja siis on selles vahemikus hoitud, et kuni 1500 volti DC. Ja see nii-öelda akud on niimoodi, et ühe inverteri taga on 3 akukonteinerit. Iga akukonteiner on 2,45 megavatt-tundi. See on nüüd siis aastavana tehnoloogia. Tänapäeval on sama suure konteineri sisse mahub 5 megavatt-tundi. Et see näitab, kui kiiresti see tehnoloogia tegelikult areneb. See salvesti sai siis meil valmis desünkroniseerimise ajaks. Jah. Kas need moodulid ise on nagu kiirvahetavad? Kiirvahetavad on tegelikult siin sees olevad akumoodulid ja inverteri sees olevad inverteri moodulid. Põhimõtteliselt on niimoodi, et üks inverter on küll tervik, aga see koosneb 4 PCS nii-öelda moodulist ehk siis sellest Power Conversion Systemist, mis on siis hot swappable sisuliselt. Et, sa pead muidugi tegelikult ohutuse pärast, me lülitame selle inverteri välja, aga on võimalik nagu ära vahetada neid mooduleid. Aga mis see annab, on veel see, et tegelikult on võimalik inverterit ka jupi kaupa välja lülitada. Ehk siis, kui on ühes moodulis rikke ja täna ei ole hea päev seda nii-öelda remontima sinna minna, siis meil on võimalik see üks osa välja lükata ja ülejäänud inverter saab tööd jätkata. Et seda siis tähendab seda, et on võimalik neid katkestusaegasid ja asju hästi nagu planeerida. Et selles osas on nagu see käib jah nagu käsikäes. Ja siis seesama konteiner ise koosneb ka, on seal sees on 11 püstakut. Igas püstakus on 17 päkki. Siis need päkid on samamoodi vahetatavad seal, et saab nagu jupi kaupa seda vahetada. Päkides on samasugused veitsis vahetada? Nad on nii-öelda nagu lapikud. Nad on sellised lapikud sellid on seal. Mitte ümmargused, on lapikud on selles versioonil. Aga ma tean jah, et siin on nagu erinevatel tootjatel on natuke erinevalt see. Et osadel ongi see nii-öelda ümmargused, osadel on lapikud. Näiteks BID-l olid vist need hästi pikad lapikud patareid, mis need elektriautodel. Nii. Aga meil enne meil poolel, et meil see salvesti valmis põhimõtteliselt 4 päeva enne desünkroniseerimist, aga desünkroniseerimiseks me saime ta ilusti tööle ja testitud, et jõudsime täpselt õigesse aega ja see salvesti ise võimaldab siis kogu primaarreguleerimis turu täis pakkuda, ehk siis praegu hangitakse 23 megavatti FCR-i ja siis see salvesti enda võimus on 26,5. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, et kui salvestit ei juhi, siis ei tee ka mitte midagi. Et erinevalt võib-olla tuulest, päiksest, kus jätad nii-öelda tööle ja ta genereerib sulle energiat, siis salvesti on põhimõtteliselt, kui nagu talle käsku peale ei saada, siis ta lihtsalt on ootel. Ehk siis sisuliselt see tähendab seda, et sa pead kogu aeg andma talle mingisugust käskus, et ta midagi teeks. Ja siis ta sisuliselt hakkab alles tööle. Nii-öelda selle
taastuvenergia vaates kõige lihtsam pilt on see, kus päevasel ajal, kui päikest on palju, on võimalik see energia akusse salvestada ja kui päikest on vähe või kaob ära, on võimalik see võrku tagasi anda. Eks see roheline joon siis on see, mis on nagu päikse tootmine ja see must on siis nii-öelda see energiahinnad. Ehk siis üldiselt olete ilmselt ka kõik kogenud, et suvel on väga palju null või negatiivseid hindasid. Tuleneb sellest, et päiksepargid toodavad usinasti ja vahest on isegi tuul samal ajal. Ja siis on odav energia. Teistpidi tootjatele see ei ole jätkusuutlik tegevus nullhinnaga või miinushinnaga müüa, sest nendel on vaja see energia kuhugi panna. Ja siis ongi variant on see, et kas maha koormata tootmisüksused või siis salvestada see energia ja müüa hiljem, kui hind on kõrgem, müüa tagasi võrku. Nüüd sellest aastast on Eestis avatud ka paindlikkuse turud, mis on nagu mõeldud siis võrgu tasakaalustamiseks. Et kõige kiirem turg on FCR, sisuliselt nii-öelda salvestus või energiamoodulid peavad seal reageerima 0,5 sekundiga sageduskõikumistele. Kui on sünkroonne moodul, siis on 2 sekundit aega. Ja see on nüüd täisautomaatne. Toimub selliselt, et salvestitel on endal analüsaatorid sees, mis jälgivad võrgu sagedust ja vastavalt sageduse kõikumisele siis annavad võrku energiat või võtavad võrgust energiat, et tasakaalustada seda sagedust. Siis AFRR on sisuliselt süsteem, millel on niimoodi, et Eleringil on üks keskne kontroller, mis jälgib võrgu sagedust ja arvutab välja sellest tulenevalt, kui palju on vaja aktiveerida. Kui nii-öelda reageerimise aeg sellel AFRR on 30 sekundit, siis tegelikult Eleringi kontroller saadab iga 4 sekundi tagant uue nii-öelda võimsusväärtuse, mida see vara peab tegema. Et see on täisautomaatne, sealt kogu aeg tuleb. Ja selle mõte on siis see, et kui on suured sageduse lohud või langused või tõusud, siis selle mehhanismiga on võimalik sagedust kiiresti taastama hakata. Nüüd see MFRR on mõeldud jällegi selleks, et iga päev, igal ajahetkel peab meil olema elektrivõrgus süsteem balansis, tootmine ja tarbimine. Ja nüüd seda üldiselt kasutatakse siis sel korral, kui on näha ette, et mingitel ajavahemikel meil on näiteks tootmist liiga palju, on vaja maha koormata, siis kasutatakse seda toodet. Või kui nähakse, et on mingi hetk, kus on tarbimist oluliselt rohkem kui tootmist, siis on vaja seda samamoodi aktiveerida. Seda reeglina planeeritakse ette. Ainukesed juhud, kus see on see, kui on mingi suurema tootmisüksuse rike, siis samamoodi aktiveeritakse seda, et asendada seda tootmisvara. Siis ennem oli juttu, et salvesti suudab osaleda kõigil varadel või turgudel korraga. Et praegu siis Eestis ongi elektrivaldkonnas on 7 turgu. Ehk siis on need Nord Pool päev ette ja päevasisene turg, ehk siis hulgimüügiturg. See on siis see, mida ERR näitab, et mis on nii-öelda homne börsihind. Need on need turud. Õigemini see päev ette turg on see. Et selle sama nii-öelda
poolt on ka või Nord Poolil on endal ka veel päevasisene turg, see on siis mõeldud bilansihalduritel, kes on oma nii-öelda tootmist ja tarbimist natuke valesti ennustanud, siis neil on võimalik päeva sees teha veel nii-öelda energia müügiostutehinguid. Siis, et meie elektrisüsteem toimiks, siis selleks on Elering teinud süsteemiteenuste turud või siis paindlikkusturud, kuidas keegi neid nimetab. Aga seal on nüüd erinevad variandid, on võimsusturg, ehk siis on selline turg, et sa oled valmis oma seadmega mingisugust reguleerimist teha, kui on vajadus, siis reaalselt selle valmisoleku eest makstakse raha. Ja teine on energiaturg, see on siis see, et kui sa päriselt mingit reguleerimist või energiavahetust pead tegema, siis seal on nagu omad nii-öelda numbrid, mis siis kas pead maksma või sulle tasutakse. Et tegelikult on veel Elering kui võrguettevõte võimaldab ka siis pingereguleerimist, aga seda pigem nagu väga ei kasutata teatud kohtades, kus on kehv elektrivõrk, seal kasutatakse seda näiteks tuulikute puhul, kui on kuskil kaugel nii-öelda metsa sees. Ja kuidas see turg toimib, on see siis, et erinevad varad on liidestatud bilansihalduriga, kes siis peab hoidma oma portfellis tasakaalu tootmise ja tarbimise peal. Ja siis ongi erinevad varad tal sinna kogunenud. Et on igasugused majapidamised, tööstustarbijad, kortermajad, samamoodi aku, elektriautode laadijad. Siis on tootmise portfell, kus on siis hüdroelektrijaam, tuulepargid, siis päikesepargid, salvestid ja samamoodi soojuselektrijaamad. Ja siis paindlikkust võimaldavad tegelikult kõik varad. Mis seal nagu tekib, on see, et millal ja mis tehnilise lahendusega on seda mõistlik teha, et tegelikult seesama mobiiliaku laadimisega saab ka paindlikkust teha, aga seal on üks mure, et minimaalne pakkumine turul peab olema 1 megavatt, ehk siis neid mobiiliakust peaks väga palju olema sul, mobiilisid peaks väga palju olema ühendatud võrku, et seda teha. Ja siis, kuidas see asi tegelikult nagu praktiliselt töötab või tehniliselt, ongi see, et on olemas selline asi nagu VPP ehk siis virtuaalne elektrijaam, virtual power plant on see, kuhu siis erinevad varatüübid on agregeeritud kokku. Ehk siis VPP on sisuliselt tehniline liidestus vara ja turu vahel. Ja Enefit on arendanud endal siis automaatkauplemise algoritmi ehk siis Enefit Algo, mis siis suhtleb turgudega ja teeb pakkumisi. Ta arvutab välja graafikut erinevatele turgudele. Ehk siis sisuliselt on, kui on üks vara, siis on võimalik järgmiseks päevaks teha 96x7 pakkumist. Ehk siis iga ajaühik, ehk siis nüüd on 15 minuti kaupa on kogu see süsteem ja turg üles ehitatud, et iga 15 minuti sisse on võimalik panna siis nii tootmise, tarbimise kui võimsuspakkumine. Ja salvestide puhul see positiivne efekt ongi see, et sa saad tegelikult kõiki turgusid samasse ajaühikusse pakkuda. Et ta on võimeline kõiki neid käske korraga täitma.
on optimaalne salvestite võimsus? No, mis ma ütlen, kogu Eesti lõiges, no, see oleks piisav, et enda süsteem hoida, no, kaitstud erinevate sündmuste nagu Hispaanias oli ja siis pakkuda ka teenuseid. On mingisugune number, mis sõltub nagu sellest, kui palju me toodame energiat? Ma ütleks niimoodi, et sõltub tegelikult salvesti oma hinnast mõnes mõttes. Piltlikult öeldes on niimoodi, et kui salvestid ei maksa mitte midagi mingi hetk näiteks on, et ütleme, et saad 1 euroga saad megavatt-tunni või megavatti kätte, siis tegelikult sa võid neid panna nii palju, et sa sisuliselt saad hakata salvestitega baseload'i tegema. Ehk siis seal tekib hoopis nagu teistsugune nüanss. Nüüd seal alati tekibki see sama tasakaal nii-öelda finantsilise mõttekuse ja siis nagu turuvajaduse vahel. Et kui seda nagu vaadata, et praegu minu meelest, kui ma ei eksi, siis energia arengukavas vist nähakse ette 1000 megavatti salvestust Eestisse, et mis peaks nagu olema. See on mis perioodiks? Kas see oli äkki 2030? Selleks ajaks peab olema Eestis rajatud. Suurusjärk vist oli niimoodi. See kliimaministeerium minu meelest tegi selle mingi hetk selle vaata. Aga seal need numbrid ka tihti muutuvad. Aga see võiks olla selline, millega me suudaks juba olulises mahus taastuvat energiat ka kasutusele võtta. Ja nagu nii-öelda tasandada seda volatiilsust, mis on nagu energiaturul. Et lõppkokkuvõttes on nagu kõigi huvi saada seda nii-öelda stabiilsemaks, et saada Eestisse tootmist juurde, millega lisandväärtust luua ja teistpidi on nagu see, et nullhinnaga ei ole mõtet rajada ka nii-öelda energia tootmisüksusi, et see ei ole jätkusuutlik kuskilt poolt sealt. Praegu teadaolevalt Eestis on Auvere salvesti on suurim, mis on rajatud, mis on töös, aga lisaks on veel nii-öelda neid äriklientide salvestid, ma arvan, suurusjärk mingisugune 340 mega ringis. Kokku suurusjärk 50-60 megavatti võimsust ja siis tavaliselt need praegu, need salvestid on enamasti 2-tunnised ehk siis suurusjärk 120 megavatt-tundi. Ja seal nüüd, mis on nagu näha ka turul, et oleneb, kuidas need salvestid on hangitud ja paigaldatud, et osad salvestid ongi ainult oma taastuva energia tootmise optimeerimiseks, ehk siis see on pandud tööle vastu seda teie heedi või päev ette turgu, ütleme, ja ongi niimoodi, et kui on elektrihind teatud tasemest madalam, siis salvestatakse, kui on kõrgem, siis antakse võrku. Ja see sama nii-öelda Keskkonnainvesteeringute Keskus ka tegi samal baasil selle nii-öelda toetuse meetme mingi hetk. Ja praegu ju nii-öelda üks suuremaid salvesteid, mis on veel avamata, aga mis on tulemas, on siis Eveconi 100 megavatti, 200 megavatt-tundi salvesti, mis on nii-öelda ehitusjärgus praegu või isegi täitsa lõpufaasis. Kuidas? Neil on, ma ei teagi, kumb see nüüd kaugem on, üks oli Kiisal ja teine oli Arukülas. Kaks salvestit on, aga ma ei mäleta, kumb see. Jah, suurte vanemad võib-olla on jah. Siin on siis näha pildil see, kuidas peaks salvesti juhtimine töötama. Ehk siis sisuliselt, kui sul on
teada mingisugune võimsus, mis mu salvestil on ja mis on energia, siis oluline on see, et sa peaksid tegema võimsuspakkumised iga 100 perioodi ehk siis kõiki 96 perioodi. Võimsusturud on siis FCR, AFRR ja MFRR. Ja kui sa neid nii-öelda ilusti täis paned, siis peaks graafik välja nägema see, et erinevate turgude nii-öelda pakkumised on erinevate võimsustega ja siis AFRR ja MFRR-il ei ole sümmeetriline, vaid on asümmeetriline turg, ehk siis sa võid pakkuda erineva võimsusega üles ja alla. FCR on sümmeetriline. Siis siin all on näha see, kui sind päriselt aktiveeritakse, mis turul ja mis kogused, et tegelikult see, mida sa pakud, siis ega sind alati ei aktiveerita, et seal tekib veel selline omaette dünaamika. Sellise süsteemi nagu saadetakse käsk, et meil on vaja 20 megavatti praegu ja ta annab reklaami. Ja see lõpeb samamoodi mingi käsu järgi. Siis lihtsalt see set point võetakse maha. No sisuliselt on see, kuidas meie VPP töötab, on IEC 104 käskudega. On siis tööstusprotokoll, kus on siis sisuliselt on sul käsurida ja seal me minu teada saadame iga 10 sekundi tagant vist uue käsu. Ja siis kui sul mingit asja enam vaja ei ole, seal on need erinevad registrid, ehk siis erinevate turgude registrid ja kui sa mõne nulliga paned, siis ta lõpetab selle turu ära. Aga oluline on see, et ta tegelikult saab teha näiteks AFRR ja MFRR samaaegselt, et sul võib tulla käska, et 5 mega MFRR, 15 mega AFRR. Need käsud tulevad sisuliselt kogu aeg ja ta sisuliselt töötab panema kogu aeg. Nii, et ta nagu seisab midagi ootab ja kirjutakse sisse, kirjutakse välja, eks siis ta kogu aeg midagi. Just, ainuke erinevus on FCR-iga, kus FCR-iga määratakse piirid, et näiteks 10 mega on FCR võimsust broneeritud. See tähendab seda, et koha peal olev kontroller hakkab jälgima sagedust ja vastavalt sagedusele hakkab reguleerima võimsust kas üles või alla. Et teistpidi on võimalik ka niimoodi, et sul on FCR on nagu peal, 10 mega on näiteks, kui me võtame näiteks selle sama Auvere näite, siis meil on tihti niimoodi, et meil on FCR käsk peal näiteks 10 mega, siis samal ajal me teeme veel MFRR ja AFRR, et need nii-öelda võimsused liidetakse ja tehakse neid turgest nagu samaaegselt tegelikult. Et seda nagu tänapäevast kontrollerid on lihtsasti võimelised tegema ja see sisuliselt tähendab seda, et iga sekund teeb aku midagi uut. Samamoodi ta kui palju energiat laivesse ei tekiks olukord kuhjaks ja... Just, aga seda jälgibki tegelikult meie see nii-öelda juhtimisautomaatika ehk see algo nagu. Et tegelikult kogu salvesti töö sisuliselt planeeritakse ette juba 38 tundi, sellepärast et hommikul kell 7 lähevad järgmise päeva tulemused lukku FCR-i osas näiteks. Siis on AFRR ja MFRR vist kell 9, et siis sellest tulenevalt nagu on need võimsusturud ja siis päeva sees hakkavad või siis tuleb see päev ette turg, mis on kell 1 lukus, siis tuleb järgmisena on, et päevasisene turg intraday on praegu vist oli 30 minutit enne seda nii-öelda perioodi ja siis on samamoodi AFRR ja MFRR energiaturud on mingi 25 või 30 minutit enne seda perioodi algust lähevad lukku. See oli nagu tekkides üks kogupäev, nagu mingisugune force majeure ja kõik nagu tarbitakse mitte ette planeeritud kava järgi, vaid ma ei tea, kuskil plahvatas alajani on vaja nagu
rohkem energiat pikemaks ajal. See ei ole sellega seotud. See sellest on sellega seotud, et kui see on mingi sihuke oluline alajaam, kus tootmisvõimsus näiteks ära kadus, siis on olemas mehhanismid salvesti automaatjuhtimises, kus kui sagedus langeb alla 49,8 hertsi, siis rakenduvad juba nii-öelda need kaitsed, ehk siis hakatakse rohkem energiat võrku andma, et tõsta seda sagedust, et seal on nii-öelda võrgu standardist tulenevalt ja nõuetest tulenevad nii-öelda need kaitseastmed, et kui sul on mingisugune suurusjärkust oli 10-15 minutit on sagedus liiga madal olnud, siis peab hakkama salvestist automaatselt toetama. No see on järjekordne stsenaarium, mis nagu töötab samuti paralleelselt. Nagu on jah nii-öelda nagu turud ja siis on veel need nii-öelda kaitsed, mis töötavad, et sellest, et see salvesti nii-öelda kõige keerulisem osa ongi kogu see juhtimissüsteem. Sisuliselt meil Auvere salvestis on, ma lugesin kokku, oli vist suurusjärk 5000 kontrollerit ja meil on võimalik iga sekund saada 125 000 signaali kuskil. No vot, see on hea küsimus. Ega me ise ka täpselt kõik ei tea, aga see on nagu, seal on nagu see asi, et kui sul on vaja mingisugust analüütikat teha, siis on võimalik nagu saada põhimõtteliselt iga selle selli tasemel pinge ja vool kätte. Et kui sa tahad hakata otsima nii-öelda vananevaid elemente seal sees, et nii-öelda garantii ajal välja vahetada, siis see on näiteks üks praktiline rakendus nendele asjadele, sest see suurem osa neid signaale ongi seotud sellide pingete ja vooludega, et seal on neid selle on omajagu, ütleme niimoodi. Need kõige madalama astme kontrollerid sisuliselt teevadki seda, et nad koguvad neid voolu ja pingeväärtusi ja edastavad neid kesksüsteemile. Pane taga sama suurune, ma ei tea, milles sarjaskus keskus, kus te võidate kogu seda. No nii palju õnneks neid andmeid ei ole tulnud, et eks õnneks võtavad võrdlemisi vähe ruumi, aga sealt nagu jah, mis on nagu salvestite puhul selline huvitav asi, mida võib-olla selliste traditsiooniliste või tootmisüksustega ei ole, on see, et seal on nagu tohutus koguses andmeid. Et on nagu see nagu ühtepidi loob nagu võimalused, teistpidi on nagu see, et ta käitub ikkagi nagu hoopis teistmoodi. Ütleme nõnda, et kui sul mingid andmed on olemas, teistpidi tekib ka nagu kohustus vaadatud, mis sa nendega nagu peale hakkad, et see on nagu sihuke huvitav. Otsida mingisugused mustrid, et nagu edaspidi kasutusele võtta või. Jah. Seda küll jah, et see on nagu üks võimalus nagu selles osas. Siis panin siia ka ühe näite, kuidas aku kaupleb või kuidas ta opereerib päeval. Et siin all ongi erinevad turud. FCR-il on nagu pluss ja miinus, on hele ja tumesinine, AFRR on helepunane ja tumepunane, MFRR on siis roheline ja päev ette ja siis päevasisene on halliga. Ja siis looklev joon on siis see aku laetuse tase. Ja siin on veel nii-öelda selle tunnipõhise süsteemi järgi see tehtud, siis täna juba tegelikult peaks neid tulpasid olema 4 korda rohkem. Et see on veel see vanem süsteem. Ja mis see on, näitab sisuliselt energia liikumist salvestil, kus siis ülemine osa on nii-öelda
võrku antud energia ja siis allpool on võrgust võetud energia ja see on näidatud siis erinevate turgude kaupa, et kui seda nagu graafikut vaadata, mis on nagu võib-olla oluline siit nagu kõrva taha panna, ongi see, et sisuliselt seda aega, kus aku midagi stabiilselt teeb, et sa paned sinna ühe numbri peale ja rahulikult jood kohvi, siis seda tegelikult ei ole. Ta tegelikult teeb sul nii-öelda 5-6 asja samaaegselt kogu aeg ja selleks, et seda nagu juhtida ja seda nii-öelda opereerida, on sisuliselt vaja mingisugust automaatset süsteemi, mis võtab arvesse kõiki ennustusi, erinevad ennustused on, mida peab arvestama, näiteks tuul, päike, tarbimine, samamoodi, mis on nagu tuleviku hinnaprognoosid ja kõik sellised asjad. See on teie enda tarkvara, mis on niisugune poolestus. Ma mõtlen see, mis ta räägib. See on meie enda tarkvara, et meil maja siseselt on see arendatud ja siis on muidugi erinevad integratsioonid nii-öelda valmis lahendustega. No selles vaates, et meil tegelikult on vaja ju neid erinevaid ennustusi, siis on olemas need nii-öelda ilmaennustuse nii-öelda platvormid ja nendega igalt poolt on vaja nagu sidega. Ja. Just. Et siis on nagu selliselt see lahendatud. Ja mis siin nagu ongi oluline on see, et teatud turud on nagu energiamahukad turud ja teatud on nagu vähem, et kus on rohkem see võimsuse tasu oluline, näiteks FCR-i puhul. Nii, aga mul saidki nüüd nii-öelda need slaidid otsa. Nüüd on võimalus küsida nii palju kui jaksate. See konkreetne asi ongi siis tehtud pilt meil Lauverest seina peal ja siis hetke olukorras on seal olnud 80%, 82% aku täituvus. Et kui vaadata neid nii-öelda energiaid, siis praegu seal pildi peal on, et on 3 gigavatt-tundi võrgust laadinud, siis tänaseks päevaks on see suurusjärk juba 18 gigavatt-tundi. Üsna intensiivselt tarbib ja annab võrku energiat. Palju teil salvestite ja hoolduspeale kulub aastas? Meil on tehtud see riigihankega praegu ja see salvesti partneriga pluss meie enda inimesed. Selle salvesti kulu on suurusjärgus, ma võiks öelda, kuskil 250 000 eurot aastas. Koos oma kuludega. Ja võib-olla hea näide sellest tehnoloogia arengust on see, et kui me selle salvesti ostsime 2023 aasta lõpus, 24 aasta alguses pigem. Sõlmisime lepingu, siis maksis peaaegu 20 miljonit eurot, siis tänapäeval saad sama süsteemi kätte juba suurusjärgu 10 miljoni eest. Et selle ajaga on nende nii-öelda tehnoloogia hinnad poole odavamaks läinud selle 1,5 aastaga. Et eks see süsteem kogu aeg areneb ja seal on palju huvitavaid nüansse, mis seda mõjutavad. Mis aja peal on muidu ennast ära tasuvad, kui nende eluiga on 20 aastat, mitu aastat läheb, et tollel 20 miljonit, 10 miljonit ja paljast ära tasub? Ma arvan, et see aeg võiks olla kuni 5 aastat. Et oleneb jah, kui hästi see seade töötab.
aga üldiselt peaks olema need tasuvused suht mõistlikud praegu. See on see, et teil on mitmel turul korraga, et ta laeb ja impordib samal ajal. Aga kuidas ei saa seda teha ka? Kas ta mitme erinevuses teeb seda või? Ta saab teha selliselt, et need nii-öelda käsud summeeritakse kokku. Ehk siis seal on nagu see peakontroller, kui sa sellele saadad käsu, et tee 5 mega MFRR-i plussi näiteks ja AFRR-i 5 mega miinus, siis see nii-öelda füüsiline elekter on 0, aga tegelikult finantselekter on ühte on nagu 5 müüdud, teist on 5 ostetud. Et seal nagu tekivad need erinevad layerid nendel asjadel tegelikult, et see füüsiline elekter ja finantselekter ei ole alati päris samad asjad. Et sealt tuleneb see. Siis nagu endiselt peab veel finantsbakalaureuse kraadi. No üldiselt seda on teinud pigem jah, need nii-öelda finantskauplejad, kes sellega seal tegelevad, et ei ole. Nad on täitsa analüütikud seal ja selles vaates, et mis võib-olla see idee siin oligi miks seda poolt nagu näidata, et näidata neid nii-öelda võimalusi ja mida tegelikult see üks tehniline setup võib luua nagu, et tegelikult selle asja kogu see baas on see nii-öelda see tehniline võimekus. Seal peal nii-öelda selle juhtimisega tegelemine, see on nagu võimalik ainult siis, kui sa oled tehniliselt selle asja nagu korralikult nagu üles ehitanud. Ehk siis sa tead, kuidas sa oma süsteemi disainid, ehk siis sa proovid teha selle modulaarse, ehk siis kui midagi kuskil süsteemis juhtub, alati juhtub. Siin on ka igasuguseid komponente on vigasid välja tulnud, arvestades seal, ma ei tea, mingisugused tulekahju signalisatsiooni sensorid või mingid pisikesed upsid, mis hoiavad juhtsüsteemi üleval, aga selle nii-öelda kõrge saadavuse on võimaldanud tekitada see sama, et on nagu modulaarne, ehk siis kui kuskil on mingi asi rikkis, siis tähendab seda, et ainult üks osa on tegelikult katki, mitte nagu terve. Et see on nagu see, mis on nagu hästi oluline ja mis on teine oluline asi on see, et see kogu see kontrollautomaatika tuleb selliselt üles ehitada, et ta võimaldaks seda. Et kõik need nii-öelda erinevad kontrollerid, et nendel oleks oma nii-öelda layerid, ehk siis need tasemed. Siin näiteks Auvere süsteemis on ka umbes 5 kontrollerite taset, et iga kontroller on teatud kindla funktsionaalsuse jaoks. Raamatud video inseneri programmeerijad selgitavad, mis on vaja. See on olnud suur väljakutse jah, et ega ühe päevaga neid süsteeme vist ei pane. Iga asja peale nihke olema. Iga asja natukene. No eks see sellest on, et mingisugune taust peab olema erinevatest valdkondadest olemas, et sa saaksid aru, mida teised tahavad sulle öelda. Et seal nagu see vajalikkus on nagu olemas, et mõista seda, et see sama, et kui te õpite näiteks seda elektroenergeetikat või elektrit, siis tegelikult lõpuks, kui teete mingi kontrolleri või seadistate mingi asja, siis seda tegelikult kaudselt hakkab kasutama mingi finantsinimene ja siis ongi vaja need omavahel nagu kokku viia selliselt, et need nagu päriselt töötaks. Et sellepärast ongi vaja natuke sellist nagu üldisemat tausta vahest ka teada. Siis elektrienergeetika on palju aineid on puuduvõtnud. Minu mõte on see, et kui te mõtlete suurelt, siis te peate teadma natuke rohkem. Kui see maksab 20 milli, siis nii-öelda kaabi tõmbamise teadmisega pole seal midagi teha. See on vaja IT-d ja finantsi ja kõik muud. Et kui te mõtlete, et päev otsa mängite telefoniga, siis
teile antakse 20 miljoni eest projekti juhtida, siis võib-olla seda ei juhtu. Et siis peab olema natukene laias majanduslik osa, võib-olla programmeerimise osa, kui midagi, sest vanastes elektrienergeetika oligi päris kitsas valdkond. Ja kui me täna vaatame, et ma ei tea, mis meil veel poole juhikad, kõik juhikad. See kõik peab tegema elektrik ja selle nimi on elukestev õpe. Kogu aeg õpid, ega need süsteemid ka ju arenevad kiiresti ja 10 aasta pärast on nagu võib-olla täiesti uus tase. AI ju hakkab juhtima neid. Ja. No sellest see jah, et seda nii-öelda AI-d on juba igale poole kirjutatakse sisse, et ega see nii-öelda juhtimissüsteemidesse ka nagu kogu aeg kirjutatakse AI-d, aga tegelikult see AI ei olegi mitte midagi, kui on nagu inimese poolt loodud reeglid. See on algoritmid. Ja, reeglite kogum on, aga ega ta ise neid reegleid nagu välja ei mõtle, et sa pead ikkagi nagu, saab kasutada neid andmeid ja teha mingeid arvutusi hästi kiiresti, aga tegelikult see, et kuidas mingid andmeid kasutada, see on nagu ikkagi inimene paneb nagu selle kokku, et see sealt nagu väärtus välja tuleks, et ta nagu päris seda asendada. Kui nii suur projekt ja mingi väike viga, see võib maksta nagu üli palju selles perspektiivis. Ma ei tea, vahet kaitsmed või mis iganes ja asi klahvatus seda. Või siis paneb algoritmis mingi koma koha valesse kohta ja raha hakkab nagu No põhimõtteliselt küll jah, et ega tegelikult nendes juhtimistes on kogu aeg on skaleerimised, osad kasutavad kilovatte, osad megavatte, osad vatte näiteks ja siis on see, et kui sa ei pane tähele, kuidas keegi on nagu tahtnud, et see number sisestatakse, siis sa võtad selle järgi, kuidas sa oled harjunud, siis võib olla niimoodi, et nii-öelda 1 megavati asemel paned hoopis 1000 megavatti. Aga see oli ju tegelikult reaalne näide, kas see oli Soomes, kus eelmine aasta ühel inimesel õnnetult läks, komakoht läks valesti ja siis seal olid nagu ikka 100 miljonid nagu läksid ühe selle pakkumisega. Pakkus natuke liiga palju tootmist, et siuksed need vead ja need tuleb kõik läbi testida, et mis on meie kogemus ka veel on sellest, et ükskõik mis asja me nagu laivi oleme pannud, et ega see asi enam veel valmis ei ole, et siis hakkavad need päris vead välja tulema nagu, et igasugused nii-öelda need piirisituatsioonid on, mis tegelikult sa nagu paberi peal ei suudagi ette kujutada nagu kõiki asju, et mis võib juhtuda, kui mingis, ma ei tea, aku energia saab täiesti otsa. No, näiteks üks õpikoht oli see, et alguses inverterid lülitasid ennast hoopis välja. Aga siis tuli välja, et seal tuleb üks mingi linnuke teha, et seda ei juhtuks. Et noh, seal nagu erinevad nii-öelda kaitsemehhanismid on nagu sisse ehitatud, aga seal on ka see asi, et kuna inverterite tootjad ja akutootjad on reeglina erinevad ettevõtted, siis mõlemal on nagu need kaitsed sees. Ja nüüd sa pead alati nagu valima, et sa ühe kaitse jätad tööle, teise lülitad välja, sellepärast et muidu need hakkavad üksteist nagu segama ja keegi ei saa aru, mis toimub. Et selliseid nagu huvitavaid seike seal nagu ikka tuli ette, et eks see oli ka meil nagu õppimise projekt ja sealt sai ikka hulganisti õpitud, ütleme selle asja kohta. Praegu ehitatakse mingi uus park, see on nagu puht eraraha. Jah. See on nagu keegi teebis raha sisse. Jah, see on nüüd see Eveconi viis. Seal on jah, see Prantsuse nii-öelda pensionifond on seal taga. Jah, siis ongi läinud. Et no praegune, ütleme, turuolukord, kui uudistest lugeda, et kui hinnad on kõrged, siis tegelikult tähendab, et on hea aeg investeerida nendesse varadesse. Eks see ongi, kõik on nagu seotud, et ühtepidi neid varasid läheb vaja ja teistpidi on hea, kui keegi investeerib nendesse. Eks meil on endal ka uued projektid laua peal, vaatame, millal ja kuidas neid investeerime.
et selles on. Põhimõtteliselt olete valmis investeerima suuri summasid pakkunud pakkidesse. Jah. Et no meil ongi, no Enefitis on ju ka, et meil on nagu tervikportfell, meil on soojus elektrijaamasid, mis tänapäeval paljuski seisavad, välja arvatud siis Auvere elektrijaam. Meil on tuulepark nii Eestis, Soomes kui Leedus. Päikesepark on meil vist isegi Poolas, Leedus, Eestis. Et meil nagu erinevad varad ja tegelikult, et see kogu kompott nagu tööle hakkaks, siis nendel taastuvate asjade vastu me oleme leidnud, et tegelikult tasub salvesteid panna, et oma investeeringuid kaitsta, mis on kunagi taastuvasse tehtud. Et olgem ausad, et ega ilmselt 5 aastat tagasi keegi ei osanud ennustada sellist olukorda, mis praegu on. Et siis ikkagi nagu ütleme, 2020 oli selline hea stabiilne aeg ja kõik vaatasid, et graafikud lähevad ilusti nagu tasaselt. Aga see, mis nagu viimastel aastatel on toimunud, et see on nagu nii-öelda see revolutsioon selles energeetikas, et ega see tark juhtimine on nagu järjest rohkem tulnud nagu sisse, et kunagi juba mingi 10-15 aastat tagasi räägiti sellest, aga nüüd on nagu see päris vajadus sellel asjal tekkinud, et neid süsteeme nagu targasti juhtida ja teostada seda lahendusi. Teiseks küljest on suur risk, et kui keegi hankib selle süsteemi, siis on võimalik päris suured kahjud nagu. Ja, seda küll, aga sellepärast ongi see nii-öelda see kontrollerite võrgu, see nii-öelda OT layer, mis on nüüd see nii-öelda kohapealne ühendus, et see on nagu selle disainimine on veel nagu omaette nii-öelda teema, et seal on nagu erinevad asjad kasutusele võetud, näiteks see sama salvesti tegelikult üldse internetis ei ole, see on ainult Eesti Energia sisevõrgus. Et sealt nagu nii-öelda interneti kaudu üldse ligipääseda ei ole võimalik. Lisaks on erinevad tulemüüride lahendused, erinevad nii-öelda võrgu segmentimine ja kõik see muu teema. No põhimõtteliselt on see süsteem niimoodi üles ehitatud, et need kontrollerid, mis võrgus on, need näevad ainult seda kontrollerit, kellega suhtlevad, teisi neil võrgus ei eksisteeri, kuigi need on füüsiliselt samasse võrku ühendatud. Et see on nii-öelda võrgu segmenteerimistega on nagu ära lahendatud. Ehk siis sisuliselt on see, et kui suvalise arvuti paned sinna kuskile switchi sisse, siis tegelikult mitte midagi sealt ei näe nagu. Näed mingi väikse? No tegelikult ta isegi blokeerib ära, kui vale makk on nagu ühendatud. Et seal on nagu samamoodi nagu hästi palju erinevad layerid selle nii-öelda kaitse nagu teostamiseks, et kuidas see nagu tagada see kaitses. Et sellega on jah, nii-öelda kõvasti vaadatud ja arutatud, et kuidas seda nagu süsteemi seal nagu turvaliselt teha. Et seda enam, et aina rohkem nagu räägitakse sel teemal, et see küberturbe olulisusest ja sellest. Ja. Veel küsimusi? Okei, aga siis aitäh. Meie poolt, ma loodan, et liiga palju ei küsinud.